Tere tulemast kuulama EBS-i podcasti Satelliit. Täna on mul stuudios EBS-i MBA õppekava juht Marko Rillo, siis 2 tarka naist, kes õpetavad ühes uues programmis, millest juttu tuleb, Anna-Liisa Reinson, keda mina ütleks, et on tugev tootestrateeg, mentor ja interim chief product officer. Hiljem saab ta natuke oma tegemistest lähemalt rääkida. Ja Merle-Liisu Lindmaa, keda ma ise tunnen ka palju aastaid ja mäletan sind, kui sa töötasid juhtivatel kohtadel just siis inimestega juhtimise teemadel Microsoftis, nii et sealt see kogemus. Ja jutuks siis täna EBS-i uus õppekava. Nimelt sügisest tuleb midagi täiesti uut, unikaalset siia haridusturule ja see on EBS-i MBA õppekava digitoote juhtimise MBA. No küsiks kohe alguses ja annaks tõesti kõigile 3 ka sõna. No miks on Eestis vaja täna sellist õppekava, digitoote juhtimise MBA? Marko, oled siin õppekava juht, et küsin siis sinu käest kõigepealt. Põhjus ilmselt on selles, et Eestis on palju küll digitoote juhte, aga nad on kõik oma senised oskused saanud kuidagi läbi terastorude. Ja me mõtlesime siin ühe seltskonnaga, kellega siis tekkis võimalus luua mingisugune terviklik õppekava, mis annaks A-st kuni Z-ini kõik need samased teadmised, mida ühel digitoote juhil tarvis oleks. Ja seda me oleme küpsetanud nüüd viimased 2,5–3 aastat, nii et loodetavasti on ta valmis saanud selline kenake, millest siis inimestel kasu oleks. Anna-Liisa, et kuidas sina seda näed, et miks on sellist õppekava täna Eestis vaja? No mina olen see tootejuht, kes on läbi terastorude tootejuhiks saanud ja ma olen hästi pikalt kuidagi katsunud läbi mõtestada, saades siis tootetiimi juhiks, et kuidas siis oma inimesi paremini, ma ei tea, juhatada seenior toote juhtimise või strateegia poole ja nende materjalide kuidagi neile ette andmine ja et oleks ise ka kogu aeg kuidagi aegadega kaasas või et mis on see parim praktika täna, et see kuidagi ongi väga keeruline, sest et ettevõttest ettevõttesse see on nii erinev ja nagu mul ei olegi head vastust olnud. Ja nüüd, kui ma olen viimased 3 aastat katsunud siis Eesti toote juhtimise kuidagi turgu, ma ei tea, inspireerida rohkem toote juhtimise poole, sest et ma nägin ühel hetkel, et toote juhtimist on vaja, sest et see viib meid kliendikesksete toodeteni, siis nagu seda kogu pilti vaadates ma saingi aru, et isegi kui ma ütlen, et kõik peaksid toote mõtlemisega olema, et siis mul ei ole neid tegelikult kuskile suunata, et kus siis seda õppida. Ja minu suur unistus pikalt ongi olnud see, et kuskil päriselt õpetatakse seda vundamenti, et ei ole üks või teine, et ei ole mina või keegi teine vanem tootejuht, kes siis ütleb, et just nii on õige, vaid et on mingisugune neutraalne kogu, objektiivne koht, kus siis saada vundament alla ja siis ise nii-öelda kõrguste poole edasi sihtida. Ja see on siis esimene kord Eestis, kui päriselt selline koht on olemas. Nii et täiesti selles mõttes unikaalne, et Eestis on meil erinevaid MBA programme ja häid programme, aga just see digitoote juhtimise MBA on unikaalne. Just, et hea näide eile üks inimene kirjutas mulle LinkedInis, küsis, et ta sai nii suure inspiratsiooni ühelt koolituselt, aga kuidas siis nüüd saada tootejuhiks? Mul oli jube hea öelda kohe, et kuule, aga mine vaata seal EBS-i lehel on just pandi üles üks ahjusoe mõte, et äkki see on just sulle. Aitäh. Merle-Liisu, kuidas sina näed, et kellele või miks seda vaja on? Ma alustan sellest miks poole pealt, et hiljuti, nüüd nädala jooksul EIS ja Tartu Ülikool tegid juhtide uuringu ja seda oli väga huvitav lugeda ja üks nende ettepanekuid ülikoolidele oli ka uuenduselt, et teha integratiivseid programme. Et meil tulevad nagu see haridussektor on üsna silos, et tuleb tehnoloogiakuurud, nii-öelda juhtimiskuurud, ja siis on veel üks kuuru ja 3. kuuru ja Timba see digitoote programm võtab nagu kokku kõigist olulise selleks, et üks juht evib ülevaadet, kuidas üks toode tuleb,
mis oskusi on selleks vaja, kuidas ehitada strateegiat, kuidas juhtida neid muudatusi, sest juht ei tee üksi kogu seda, kuidas kaasata inimesi. Ta nagu ühendab äripoole, tehnoloogia, inimeste juhtimise ja muutuste juhtimise. Et ses suhtes on väga-väga unikaalne, minu arust tuleb ta väga õigel ajal välja, et mõeldes sellele, et kus tootejuhti palgati, kui ma mõtlen oma töökogemusele Microsoftis, siis neid ei otsitud kunagi Eestist. Sest meil ei ole toda haridus siin all. Neid otsiti ikka väljapoolt, et kõige lähem, kust vaadati, oli Praha ja siis edasi oli London. Kindlasti ka veel mõned, aga need olid nagu 2 kohta, kui mindi tootejuhile järele, siis ma arvan, et EBS on väga hästi pakku tabanud sel korral tolle programmi väljatulekuga. Aitäh, Marko, et kui siis natuke rääkidagi, et kes täna kuulavad nüüd huvi tunnevad, et kui pikk see programm on, millise osas ta koosneb, mis keeles? Programm on inglise keeles, programmi on võimalik tulla 3 erineval moel. Et üks võimalus on see, et tulla konkreetsesse mikrokraadi, et meil on kokku 4 9 nädalast mikrokraadi, kus on võimalik siis saada mingi vundament kätte. Teine võimalus on see, et tulla 1-aastasesse programmi ja 3. võimalus on tulla 2-aastasesse programmi. Nii et tegelikult ma olen ta üles ehitatud natukene nagu komplekt Lego-klotsi, et mida on võimalik siis kombineerida vastavalt enda soovile. 2-aastasesse programmi saavad tulla need, kellel on varasem bakaharidus ja 3 aastat siis töö ja elukogemust ka natukene omandatud. Kui on olemas varasem magister või siis vähemalt 5 aastat juhtimiskogemust, siis võib ka tulla kiirendatud programmi, mis on siis 1 aasta. Ja kes siis soovib nagu konkreetset teemat endale selgeks teha, siis ta saabki tulla ühte nendest mikrokraadidest, et kus on siis võimalik keskenduda kas strateegiale, enesehindamisele, prototüüpimisele, disainile, kasutajanõuetele. 3. on siis operatsioonide juhtimisele ja andmejuhtimisele ja siis 4. on muudatuste juhtimine ja mõju saavutamine portfellis, kuidas seda laiemalt siis teha. Nii et tegelikult neid võimalusi oleme üritanud teha selliselt, et midagi saab siin keegi, igaüks nagu valida. Et mis on selle toote ümber, et see ei ole ainult selle toote juhtimine, vaid see on ka nende inimeste juhtimine, see tehnoloogia, et väga terviklik tundub mulle see mõttena, et täna ka muidugi palju öeldakse, et õpitakse töö juures, eks ju, et sa alustad ja õpid seal, aga et saada tõesti tipptasemel tugev vundament ja ka teha kindlasti karjäärihüppe, võib-olla oled enne seda ka ise teinud, et see on hea võimalus. Õppimine on, eks ta täna nii on, et me magistrid tihti teevad ikkagi seda oma töö kõrvalt, oma töö ja pere kõrvalt, et millised õppimise päevad on? Meil on üles ehitatud selliselt, nii nagu klassikaliselt EBS-i magistriprogramm kõikjal, et meil on alati reedeti ja laupäeviti üle 2 nädala on kohtumised ja seal vahepealse aja jooksul on võimalik siis teha erinevaid ülesandeid, mis loodetavasti on alati seotud inimeste enda igapäevatööga. Mis tähendab siis seda, et igaüks saab tulla täpselt enda mõtetega, et näed, mul on üks või teine probleem käsil ja ma saan struktureeritud võimaluse kolleegide ja õppejõududega koos neid probleeme siis lahendada. Kes on EBS-i partnerid siin, et ma usun, et kellega me koostöö teeme või kes on tuntud õppejõud, kes õpetavad? Meil on väga lahe seltskond on kokku tulnud, et 2 nendest istuvad siin samas meie stuudios praegu, aga lisaks sellele on meil kambas ka näiteks koodijõhvi, kelle abiga me teeme siis koodi kirjutamist ja õpime selgeks mingisugused alused, et kuidas üleüldse nagu tehnoloogia maailmas toime tulla. Ja meie õppejõudude seas on Mart Kikas, kellega me siis õpime strateegiat, siis on Mart Parve, kellega me õpime andmepõhist otsustamist, meil on Eveli Karner, kellega me siis vaatame, et kuidas Scrum ja igasugused muud sellised tööriistad toimivad. Meil on Tarvo Okkmees, kes annab tehnoloogilise vundamendi ja meil on Martin Eiavaagu, kes annab siis vundamendi sellest, et kuidas üleüldse kasutajanõudeid tõlkida siis mingisuguseks disainiks, et millega siis pihta hakata. Nii et see on siis see seltskond, kellega me seda teemade lõikes siis läbi käime. Ja mida me üritame teha on see, et tegelikult igasse sellesse mikrokraadi me kutsume ka erinevaid külalisõppejõude, kes annavad siis praktiku lähenemise ja avavad mingisuguseid häid ideid, et kuidas tootejuhtimine käib siis mõnedes nendes Eesti tippettevõtetes. Väga tore, nimekiri on küll superstaarid on siin, aga 2 superstaari on mul siin ka stuudios täna, et Anna-Liisa, et mida sina õpetama hakkad?
No mina hakkan hästi lihtsustatult õpetama seda, et kuidas välja selgitada ja veenda teisi, et see, mida ma arendada tahan, on päriselt see, mida turul vaja on. Ehk siis, et esimene mikrokraad, tootestrateegiline ja tooteanalüüsi ja leidmine, avastamine ja strateegia. Just, et oleme mitu korda seda nime siin edasi-tagasi veeretanud. Aga tootestrateegia sisuliselt. Jah, stuudio väliselt rääkisime ka juba enne, et nii hea õppekava ja nii huvitav, et läheks isegi midagi õppima, et kui sa, Anna-Liise, mõtled, et mis sa ise tahaks, et ise selle valdkonna inimene, eks ju, et pika kogemusega, et aga kui sa mõtled oma hariduse peale ja oma kogemuse peale, et mis on see nii-öelda pusletükk või moodul, mida sa ise tahaksid kindlasti õppida? Mind tegelikult huvitabki see muutuste juhtimine, sellepärast, et kui ma tootejuhist inimeste juhiks sain ja nii-öelda strateegiliseks juhiks ettevõttes, ma sain teada, et ma olen täiesti kohutav inimeste juht. See oli siukene peegel, et ma ei soovita kellelegi seda, et parem oleks olla saanud kuskil nii-öelda koolipingis, kui et päris elus ja avatud tagasiside ringi käigus enda alluvatelt. Aga et mis see toodete arendamine on, eks ju, on see, et sa tuled mingisuguse uue tööriista või uue viisiga ja sa pead selle muutuse kuidagi siis nii oma lõppkasutajate kui organisatsiooni sees lõpuni viima ja meil ei olegi tegelikult ju päris head kohta, kus seda spetsiifiliselt nii-öelda IT-arenduste ja uute tööriistadega seotud muutust ja mõtteviisi muutust ja kuidas seda siis teha, et kuidas õppida, nii et mitte läbi valu, vaid inspiratsiooni najal parimatelt tegijatelt Eesti turul. Väga tore, Merle-Liisu, et sina siis oled see, kes püüab nendest tootejuhtidest teha ka inimeste juhte või mis on see valdkond, mida sina asud selles programmis õpetama? No meil on Tarvo Okkmeesiga koos teeme ja seal tuleb muutust juhtimine, inimeste juhtimine ja oleme põimunud need omavahel läbi. Selge on see, et ükski tehnoloogia ei tööta ilma inimesteta ja mina olen nagu sellel seisukohal, et ainuke ressurss, mis on piiratud Eestis, on tegelikult inimressurss. Ja me ei oska neid kasutada viisakal ja väärikal moel, kas nad sellel hetkel, kui nad siis sisenevad tööturule või väljuvad tööturult. Ja meie missioon tolles programmis on siis õpetada tootejuhtidele läbi iseenda tundmise juhtima teisi. Et me ikkagi läheme sinna mõtteviisi muutmise järele, et kuidas mõelda, kuidas tootejuht juhina mõtleb nii, et ta saab ja oskab luua keskkonda, kus inimesed tahavad olla, anda endast parima ja seeläbi ja tunda ennast turvalisest, et seeläbi nad saavad olla ka innovatiivsed. Avatud ja vaba inimene saab olla innovatiivne, et innovatsioon ei juhtu, et tuleme nüüd kokku ja hakkame nüüd innoveerima või mida tegema. Et see ikkagi juhtub igapäevase töö käigus, et see on see pool, et kuhu me läheme mõtteviisi muutmise järele, et inimene on piiratud ressurss ja teda saab juhtida läbi iseenda eeskuju. Väga huvitav, ma tean, et sul on pikk kogemus, rahvusvaheline kogemus Microsofti poole pealt, kui sa nüüd selle sama, mis sa praegu ka mulle rääkisid, et korra reflekteerid tagasi ka oma väga pikaajalisele karjäärile, et mis seal need väljakutsed olid, siuksed tootejuhtimise, inimeste juhtimise teemadel? No üks väga suur kogemus, mis ma arvan, et väga paljudel Eesti turul ei ole, on vast ehk nendel inimestel, kes on siis teinud Microsofti endaga läbi kultuurimuutuse aastast 2015 kuni siis, see jätkub pidevalt. Kultuur ei ole see, et nagu demokraatia, et nüüd sai valmis, et nüüd las ta puhkab seal keldris. Et see on ikkagi igapäevane käitumine, et see, kuidas see muutus ära tehti alates ettevõtte strateegiast, visiooni, missiooni ümber tegemisest, läbi selle, kuidas väärtused, mis defineeriti, toodi igapäevasesse käitumisse, mõõdeti, seoti boonussüsteemiga, kuidas öeldi liidritele, juhtidele, igale inimesele, mida tähendab enesjuhtimine, mis on see ootus, mis sulle on loodud. Üks on näiteks selguse loomine või energia hoidmine, et seal oli, mulle väga meeldis ja see oli see ootused juhtidele, sest see annab nagu igale töötajale selge pildi, mida mina oma juhilt saan. Seal ühel poolt on ju juht väga isiksuse keskne. Teise poole pealt mina töötan, mind ei huvita juhi isiksus.
mind huvitab see, kuidas tema juhib ja minul kui töötaja kogemus peab olema läbi erinevate osakondade ühesugune, olenemata juhi isiksusest. Et see väärtusahel nagu harjutati. Kas see oli lihtne? Ei. Sest minul oli võimalus nagu personali juhtimise poole pealt seda läbi viia erinevates maades, erinevates organisatsioonides ja me teame, et insener ei ole lihtne sihtgrupp. Sa ikkagi lähened sellele läbi neuroteaduse, et kuidas, miks me teeme, mida me teeme, et sellele see, et käisin hommikul duši all, mul tuli mõte, hakkame nüüd tegema ei. Seal on ikkagi toetudes mingitele uuringutele, siis veenad või väga lihtne näide saab olla tagasiside andmine. Hästi paljud räägivad, et anname, küsime tagasisidet, aga minu arust, mis on see, et me kõik oleme hirmud, kui keegi tuhiseb su laua juurde, ütleb, kas sul on 3 minutit. Ma tahaks suga rääkida millestki. Seda hullem, kui see on su juht, on ju. Sest see meie reptiili aju läheb püsti, oht on tunnetatud, sest kes see ikka tuleb head asja ütlema, et kuule, see tuli nii hästi välja. Tavaliselt öeldakse ikka plampti midagi, millest on väga raske võtta õppetundi. Ja seetõttu oli ka nagu see, kuidas õpetati inimesed tagasisidet andma, oli see, et mina küsin tagasisidet, sina annad oma perspektiivi. Ja perspektiivi andmine, juba see, et ma küsin, lähme üks samm tagasi, on ju, mina küsin, kas ma peaks midagi teadma, kas ma saan midagi teistmoodi teha ja teine annab oma perspektiivi ja sealt tekib arutelu. Ei ole seda Ida-Euroopa värki, et juhil on alati õigus. No ei ole, kõik on täiskasvanud inimesed. Et see nagu see mõtteviisi muutus ja platvormi loomine, et me saame teha koostööd, see on väga suur asi, mida teha. Mulle ei pruugi inimene meeldida, jah, aga ma pean temaga tegema koostööd. Ja see on see, mida saab harjutada lõpmatuseni ilmselt. Seda on väga tore kuulda, et selles uues digitoote juhtimise MBA-s on just seda inimeste poolt ka, et olen vägagi nõus, et ei ole tähtis, et kes ma juhina olen, vaid et mida ma juhina teen. Et see on see just see muutus enesekeskselt, et mina juhina, vaid see, et mida ma juhina teen ja kuidas ma mõju loon. Sest, vaata Ester, või see ei kao ju kuhugi ära, me ikkagi jäljendame oma juhti või keda edutatakse. See on minu arust väga oluline teada, keda edutatakse, kas edutatakse väärtuste pealt või mille pealt siis? Ja see on nagu selline naljakas ahel ka Eestis olnud, et ega nagu tugevaid toote valdkonna juhte ei olegi väga palju olnud, et on selline loetud arv, on ju, et siis, aga väga palju tootejuhte on. Nemad ju õpivad enda juhtide pealt ja teine pool sellest on see, et sa võid olla tootele väga hea juht, aga samal ajal oma meeskonnale kohutav juht. Eks see nimi ongi see, et siin ka siis kõigile, et ka kui sa ainult nime vaatad, et siis võib jääda mulje, et see on nagu väga nagu tootekestne, kui tegelikult on siin palju seda strateegiat muutuste juhtimise poolt, et ta on nagu tervik. Et on, kui on tootejuht, on su nimi, see mõte, mida sa juhid. Sa juhid ainult toodet, aga et meil on nagu see pool, et see on väga, väga oluline ja ka kaasaegne, et tõesti inimesed, see on see meie ressurss. Ja just, et ma tahtsin juurde veel öelda seda, et tootejuhina sa ju tegelikult ei juhi ühtegi meeskonda hierarhiliselt, sa pead juhtima mõjuga, et kõik need inimesed, kellega sa koos töötad, arendajad või analüütikud, disainerid, et nad ei allu sulle, seda enam on tegelikult ülioluline olla hea juht, sellepärast et need inimesed peavad tahtma sulle järgida. Ja see on üks hästi valus koht või valus õppetund hästi tihti tootejuhtidele, et kui keegi ei taha sulle järgi tulla, et siis on väga raske üksinda midagi ära teha. Just, ja see sõltub kohe järgmise teemaga, sellepärast, et et toode ei pruugi olla kõigepealt see samane ainult füüsiline nagu digitaalne toodet, mis kusagil rakenduses sul istub, et tegelikult seal on taga terve teenusahel. Ja see on see, et okei, ühest küljest sa arendad seda, aga teisest küljest sa hoiad seda üleval. Ja mõningatel juhtudel on see, et sul võib olla küll nagu suurepäraselt tehniliselt välja arendatud toode, aga kui see teenus seal taga ei toimi ja see on selline, mis inimestele ei meeldi, siis see teenuse kvaliteet lõppkokkuvõttes dikteerib selle, et kuidas siis sinust arvatakse. Ja nii, et tegelikult on üksjagu laiem, et kui me seda fookust vaatame. Kuulates teid tähelepanu, tekib mul küsimus, et aga mis siis juhtub, kui meil selline tehniline võimekus ja digitaliseerimine ja selline tootejuht või kasvab kiiremini kui see juhtimise ja strateegiaoskus, et mis siis ettevõttes juhtub? Aga see on juba juhtunud ju. See on juba tegelikult juhtunud. Tehnoloogia areng ju läheb praegu väga kiiresti eest ärast. Inimaju ei ole nii õpivõimeline.
seda on lihtsalt ajalugu nagu näidanud, et see kohanemine käib meil palju keerukamalt kui tehnoloogial ja me jääme jalgu või jah. See on nagu tore, et sa ütled seda tõesti, et kui me mõtleme, et kui palju praegu, kui palju me räägime ka sellest nagu tehnoloogia arengust ja kõik see AI ja kogu see pool siia juurde ja kõik need muud viisid seda teha, et kuulaja, ma usun, et mõistab seda, aga just, et täpselt, et see tehnoloogia areneb kiiresti eest ära, aga see inimeste, see strateegia pool ja see on nagu see sisuliselt tähendab seda, et me räägime tehnoloogiast, me kodustame teda, me õpetame inimesi seda kasutama, me võtame ära selle hirmufaktori ära, sest inimestel on erinev suhe gadgetite ja tehnoloogiaga, et mõned on tohutud kiigid ja mõnele absoluutselt ei sobi. Aga sa pead võtma maha selle hirmu ja juht peab minu arust mõtlema väga teadlikult ka ühiskondlikul tasandil. Sest meil on üks Eesti. Et me teeme seda toodet iga inimese jaoks ja ettevõttes sa pead väga hoolikalt juhina järele mõtlema, kuidas ja mida ja kuidas ma õpetan nii, et inimesed on kaasas. Sa ei saa panna vastutut ainult töötaja õlgadele, et sa ise ei õpi. Et ikkagi, kui on keskkond, sa lood keskkonna ja inimesed õpivad. Ma tahtsin veel toote koht või tooteprogrammi enda kohta küsida ka, et ma saan aru nii, et kui ma vaatasin ka, et seda uut meie programmi, et see programm on nii üles ehitatud, et õppija liigub läbi kogu digitoote elutsükli. Ideest kuni skaleerimise ja siis muutuste juhtimiseni. Et Marko, äkki sa natuke avad seda ülesehitusstruktuuri ja võib-olla teine kohe juurde siia ka, et kui praktiline ta ikkagi on, et kas ma saan klassiruumis kõiki neid asju ikkagi õppida? Kui me hakkasime seda programmi üles ehitama, siis me tegelikult võtsime eeskujuks ühe EBS-i bakalaureusõppe programmi, mis on siis mõjuettevõtlus. Ja mõjuettevõtluse õppekava puhul naljatamisi me ütleme niimoodi, et ta koosneb 3 õppeaastast. Esimesel õppeaastal ma loon oma äri, teisel õppeaastal ma arendan oma äri ja 3. õppeaastal ma panen äri kinni. Et ma tapan ära, likvideerin ta, müün ta maha, et ma panen ta kuhugile edasi, kuhugile järgmisse arenguetappi. Ja mida me näeme selle sama õppekava tulemusena, et me näeme, et seal on järjest kasvanud uus põlvkond inimesi, kes võtabki fookusesse teatud mõttes sellise probleempõhisõppe või siis nagu eesmärgipõhisõppe. Et meil ei ole mitte ilmtingimata mingisugune konkreetne õppeaine, mida me siis koolis õpime, vaid et me võtamegi ette mingi probleemi ja selle valguses me siis omandame mingisugused teadmised. Ja meile tundus, et selline rakenduslik lähenemine töötabki väga hästi. Et kes iganes sellesse programmi tuleb, ta tulebki selle fookusega, et okei, mul on juba praegu kas mingi digitoode, mida ma juhin, või et ma tahaksin nüüd järgmiseks liikuda karjääris kuhugi etappi, kus ma hakkan seda juhtima. Et mis on see alguspunkt, kus ma siis pihta hakkan? Ja siis tunduski, et kõige loogilisem koht on see, et me alustame enese hindamisest. Me vaatame Anna-Liisa kompetentsi mudeli abil läbi, et peeglisse, et kus kohas ma tegelikult tänasel hetkel üldse olen. Ja siis ma hakkangi liikuma edasi, et okei, saan iseenda kohta teada, siis mõtlen enda idee peale ja siis ma arendan ta kuhugile etappi ära, et mul endal oleks sellest kasu. Ja see ei tähenda ilmtingimata seda, et keegi on nüüd nagu väga kogenud selles valdkonnas ja ta tegutseb näiteks juba väga toimimas ettevõttes, et ta peaks siis samamoodi nullist alustama. Ta võib lihtsalt teatud mõttes seda õppekava võttagi teatud mõttes platvormina, et kus ta vaatab korraks valgelt paberilehelt uuesti enda asjadele otsa ja ta saab samamoodi selle samase kogemuse, et kui ma peaksin nagu otsast peale alustama või kui ma mingisugused fundamentaalsed alused siin enda toote juures ringi mõtleksin, mis minu lahendus siis oleks. Et see tundus olevat vähemalt meie seniste õppetundide valguses selline lähenemine, mis võiks kõikidele sobida, sõltumata sellest, mis on nagu varasem taust. Aga need projektid, mida siis nagu selle toob iga õpilane ise kaasa või on koolil mingid case'id, mida me hakkame lahendama? Ongi mitut võimalust. Üks võimalus on see, et igaüks toob enda oma kaasa, aga tegelikult MBA õppekava lõppimine on hästi kaasav. See tähendab seda, et mõningatel juhtudel võib ka olla niimoodi, et ma mõtlen kellegi teise asjadele kaasa. Et isegi kui mul endal seda case ei ole, ma saan kellelegi teise tootele kaasa mõeldes samamoodi need teadmised endal kätte. Et siis ma lihtsalt õpin võib-olla teiste ideedest ja vigadest ja saan samasugused teadmised. Keda me ootame siia õppima? Et kui täna kuulate, et kas siin on meil mingi arusaamine, et kes võiksid siia õppima tulla?
Selle osas mul on endal küll mõte olemas, aga ma laseksin Anna-Liisele ja Merle-Liisul ka nagu kaasa mõelda, et kõige lihtsam viis võikski olla see, et kui keegi on juba tehnoloogia maailmas tegutsenud ja kes tahaks enda perspektiivi natukene laiemaks viia. Ja klassikaliselt on need siis kas disainerid, äriinimesed või tehnoloogid, et kes tahavad siis mingisugused täiendavad elemendid sinna lisada. Et sa võid siseneda ju iseenesest, nagu kuidas öelda, et sa oled tehnoloogia maailmas, aga sa võid siseneda see, et sa tahad rohkem õppida tootejuhtimise kohta või sa võid siseneda ka selle nurga, et ma tahan just inimeste kohta õppida või täiesti, eks ju, mõlemat. Just, aga tegelikult me ei pane kätt ka ette sellisele, kes tuleb hoopis tehnoloogia kaugest maailmast, ütleb, et tegelikult ma otsin endale turvalist sisenemiskohta tehnoloogia maailma. Et Anna-Liisa, ma saan aru, et sul on näiteks kogemusi nende kohta, et kus keegi leiabki, et tootejuhtimine on tehnoloogiasse sisenemise punkt. No see oli minu enda tehnoloogiasse sisenemise punkt, et mina tulin turundusest tegelikult. Ma lihtsalt ühel hetkel mõistsin, et ma tahaksin paremaid tooteid teha, et mida oleks parem turundada. Ja siis, kuna ma olen alati tehnoloogia huvinile olnud ja ise ma vist sündisin sel ajal, kui tüdrukud pidid midagi pehmemat õppima, keeli või kunsti või midagi toredat ja ma ei adunud seda, et kogu see tehnoloogia maailm või et see, et ma õhtuti, ma ei tea, HTML-koodi kirjutamist õpin, et see on mingisugune asi, mida keegi teeb töö. Et mina avastasin selle alles oma 30-ndates ja see oli nagu see loogiline koht, kuhu siis siseneda, et mulle näiteks meeldivad väga turundajad, kes sisenevad tehnoloogia maailma läbi selle, sest neil on just selline nagu lõppkasutaja mõtlemine, nad teavad, et nii-öelda turundada või et see miski peab jõudma publikuni, nad suudavad nagu kogu seda süsteemi suurelt vaadata, nad saavad aru, mida on vaja selleks, et üks asi valmis saaks, et sinna tehnoloogia nii-öelda mõtlemist juurde või teadmisi juurde ja terminoloogiat ja mida kõike on üsna, ma ei saa öelda lihtne, aga lihtne panna. Aga ma mõtlen jah, et kõik, kes vähegi tunnevad, et nad julgevad ja et nad tahaksid siseneda IT-maailma, kõike muud on võimalik juurde õppida. Lihtsalt, et see on teekond, et seda peab teadma. Õnneks on see teekond mõnevõrra nüüd kureeritud, et varasemalt oligi nii, et ma siis tegime selle sama kompetentsitesti, sest et iga üks, kes tuleb, ta toob mingisugused kogemused ja teadmised oma varasemast karjäärist juba kaasa ju, et tal on juba väga palju olemas, paljud inimesed ei mõista seda, nad arvavad, et see on nullist. Algul on kompetentsitest siis, et selles mõttes, et panna head tiimid kokku või et mis see mõte on? Me teemegi iga üks teeb endale nii-öelda enese hindamise vastavalt nagu juhtivatele küsimustele ja ta saab vastu nii-öelda siis seda tootejuhtimise kompetentsi mudelit hinnangu igas valdkonnas, millisel tasemel ta parasjagu on ja ka soovituse, millisel tasemel ta võiks olla pärast seda, kui ta lõpetab, mis annaks siis talle piisavalt hea vundamendi, et siis kuhugi tööle minna, et juba teada kõiki neid asju, aga paljud sisenevad IT-sse ja arvavad, et nüüd nad peavad kõiki asju, et see ongi nullist alustamine, nad peavad kõike nüüd hakkama õppima, aga tegelikult me ju tuleme mingisuguse kogemuste pagasiga ja tootejuhtimine on nagu just see väga hea koht, kus alustada, sest et varasem kogemuste pagas, tule sa siis finantsist või ma ei tea, turundusest, kust iganes, see aitab sind, sest et sa saaksid näiteks finantssüsteemide tootejuhiks või mõnda panka minna tööle tootejuhiks, sa juba mõistad kogu seda maailma, et see tuleb sulle ainult kasuks, et paljud inimesed saavadki ahaa-momendi sellest, et tegelikult neil on palju olemas juba, mida vaja on. Väga huvitav, et siin on mitu sisenemise kohta ka, et see on hea ja see teeb ka selle rühma mitmekesiseks ja see on huvitav õppida. Nii on ka meie teises MBA programmides, olles ise seal õpetamas, sa näed inimest väga mitmekesine taust, et seetõttu julgustan väga ka neid, kellel juba on kogemus, ka neid, kes tahavad siseneda valdkonda tulla, et üksteiselt õppimine ja koos õppimine on väga rikastav. Ma vaataks seda niipidi, et me nagu ütleme, et inimesed sisenevad IT-turule. Mina ütleks, IT-turg on sisenenud juba igale turule. Et ta on nagu 3. kirjaoskus või 4. kirja, ta on lihtsalt keel. See on keel, mida sa õpid ja minu arust on see tehnoloogia maailm ka kuidagi ära kaaperdanud mõnevõrra. Selle poolest, et kõik ei koodi tehnoloogia maailmas. Seal on väga palju teisi ameteid, ma olen alati võrreld nagu tehnoloogia ülesehitamist nagu ehitusega. Seal on arhitektid, seal on kujundajad, seal on kõike. Ja minu arust on programm loodud igale inimesele, kes vähegi jaksab olla uudishimulik,
kellel paneb see teema digitoode ja sealt, mis me oleme nüüd kirjeldanud, silma põlema ja noh, nagu ma ennem ütlesin, Ester ütlesid ennem, et tulevad inimesed suure tõenäosusega perede ja töö kõrvalt. Jah, see õppeaasta on 2 nominaalaastat, aga teinekord läheb kauem. Siis tuleb võtta kauem, aga see ongi nagu see pool, et kodustada see mõtteviis endale ja õppida üks käekiri juurde ja on palju lihtsam ja tulemused on ju palju paremad, ükstas kõik, kellena siis pärast jätkad või ei jätka. Et ma vaataks sedapidi seda. Digitoote juhtimise MBA, et ma vaatan väga seda, et sellist tõesti nagu see tulevikku vaatav programm ja usun, et olete trendidega ka hästi kursis, mis siin maailmas toimub ja mis suunas liigub, et võib-olla ennustaks natuke, küsiks teie kõigi käest, et kuidas te ise näete, et milliseid juhte, milliseid kompetentse vajab Eesti siin lähema 5 aasta jooksul? See on hea küsimus, et alustaks kõigepealt selle koha peal, et kus meil tänasel hetkel king pigistab, et kui vaadata üleüldse, et meil Eliis enne siin näitas, et näed, et tal on üks uuring on kaasas, et võib-olla me leiame sealt midagi, et kus king pigistab, aga ma armastan rõhutada, et IMD viib läbi talent report uuringut ja kui Eesti enamasti IMD konkurentsivõime edetabelis armastab ennast niimoodi kiita, et näed, et meil läheb seal päris hästi, siis talendi edetabelis meil küll keskelt läbi see seis on päris hea, aga mis puudutab nagu juhtimiskompetentse, siis me oleme seal 69 riigi seas alles 53. kohal. Ja kui me võtame selle peale, et talentide kättesaadavus edetabelis oleme me selles samases kohas alles 65. kohal, mis tähendab seda, et meie selja taha jääb ainult 4 riiki ja enamasti need on sellised riigid, et keda me endale eeskujuks ei sea. Ja siis ma arvan, et meil on tegelikult arenemisruumi päris palju, et me saaksime väikeste timmimistega seda juhtimist paremaks tehes enda digiriigi võimekust veel kasvatada, sellepärast et mis kasu on olla digiriik, et juhul, kui me seda digikompetentsi kuidagi nagu juhtida ei oska ja talendid meilt minema jooksavad, et esimene samm võikski olla see, et kui me selles muutuvas maailmas siin nagu üritame kuidagi selgust luua, siis seeläbi äkki me saame olla nagu paremad juhid nendele ettevõtetele ja nendele organisatsioonidele, et mis nagu selles valdkonnas kuidagi siis mingit tulemus saavutavad. Aga teine pool on ilmselt see, et me elame väga huvitaval ajal, et üleüldse see, mis puudutab seoses keelemudelite arengut, AI arengut, et kui varasemalt oli nii, et digivaldkonnas olid väga silklikud pudelikaerad, et sul oli mingi idee sai küll valmis, aga selleks, et seda disainida, sul oli tarvis disaineri taga oodata või siis nagu arendustiimi taga oodata ja enamasti see tsükkel oli jube pikk, et sellest ideest kuni siis valmis asjani läks mingisugune aeg ja siis selle aja peale tegelikult toimus mingisugune selginemine muu hulgas, siis praegu on jube kiirelt võimalik igasuguseid asju prototüüpida, see tähendabki siis seda, et juhina on võimalik hästi palju asju üle juhtida. Mul on mingi idee, hommikul duši all tuli, lõunaks on mul ära see prototüübid ja nüüd me teeme risti vastupidi seda asja. Et seda liigi selguse nagu saavutamine, et kas ma pean kõik prototüübi ideed kohe ära tegema. Et see on samamoodi sellise nagu fookuse otsimise küsimused ja ilmselt need on need asjad, et kus lähemad aastad saavad olema väga põnevad. See juhtimisanalüüs tegelikult oli hästi huvitav, ma ei ole teda nagu läbi töötanud, aga ma enda vasakult paremale läbi lugenud väga kiirelt ja mis ta ütleb? Et digiriigina me oleme super-hüper, tehnoloogia areneb, aga see sama inimeste arendamine. Kust see uuring oli minu jaoks väga põnev ja ma olen seda ka viimasel 3 aastal Eesti turul toimetuses märganud. Riigiasutused on oma juhtimiskompetentsiga eest ära läinud eraettevõtluselt. Nad on olnud palju süsteemsemad, nad on juhtimismudeleid rakendanud palju paremini, nad on arendanud oma töötajaid ja juhte oluliselt rohkem ja see tuleb ka uuringust väga selgelt läbi. Ja kui vaadata erasektorit, siis seal on, et meil on neid kuni 10 töötajaga ettevõtteid väga palju, seal on tavaliselt omanik on juht ja tema võib-olla ei ole investeerinud iseenda aega niivõrd palju iseenda arengusse. Ja seetõttu see uuringus tuuakse ka välja, et kuni 50 inimesega organisatsioonid, üle 50 inimesega organisatsioonid, kuidas siis teevad. Aga kus on arengupool ongi see, et ettevõttel võiks olla strateegia, kuidas me seda teeme, ettevõttel võiks olla mingid juhtimisprintsiibid, ettevõte võiks võtta juhtimiskonsultatsiooni, kuidas juhtida ja hoida inimesi ja võimaldada, mis ongi nagu see pool, et meil nagu
noh, me teame, et Eesti palgatase võrreldes ka Lääne-Euroopa riikidega, kui me vaatame, võime öelda, et efektiivsus on madal, on ju, siis ma usun, et siis tuleb ka juhtide poole vaadata, et kust me selle efektiivsuse võtame, kas me vaatame protsessid ümber, kuidas me midagi teeme, et see ei ole ainult see, et inimene toimetab kiiremini, et see meenutab Kivirähki jutul põhinevat filmi, kus pesumasinat vändati poole kiiremini. Et noh, see ei ole see, mis meid edasi viib, et me peame ikkagi oma protsessid üle vaatama ja AI ei ole see võluvits, et toon majja AI ja siis efektiivsus kasvab kordades, et pigem on see, et kuidas AI-st lähtuvalt ehitad oma protsessid ümber või automatiseerid ja sealjuures võtad arvesse ka veel rohepöörde, et kes ei ole lugenud uuringut, soovitan. Aitäh. Kuidas sina näed seda tulevikku ja tehnoloogia ettevõtte tulevikku, mis kompetentse vaja on, kuhu liigume? No mina võib-olla vastaks siis põllu pealt või et nende arendustiimide seast või seest, et miks ma 3 aastat tagasi üldse hakkasin tootetiimidega ettevõtjana tegutsema, oligi see, et mulle tundus, et agiilsete arendusmetoodikate tulekuga on kuidagi arendusmeeskonnad väga kiireks saanud, aga nendes metoodikates ei olnud kirjeldatud, kuidas see tootejuht siis paremaid otsuseid sellele väga kiirele meeskonnale saaks anda või et mis oleks need paremad asjad, mida me saaksime arendada, kuidas me saaksime arendada. Et tootejuhte juba tol hetkel oli liiga vähe. Ja nüüd, mis on juhtunud, mida ma ette ei näinud, on see, et koodi kirjutamine on väga odavaks läinud tänu AI tööriistadele, mis siis tähendab seda, et arendusmeeskonnad on veel kiiremad. Ja meil on puudu inimesi, kes suudavad anda ideid, kirjeldada neid, anda konteksti nendele arendusmeeskondadele, et veel paremaid tooteid arendada. Mis tähendab seda, et meil tegelikult on vaja rohkem tootejuhte ja need tootejuhid saavadki olema võib-olla disainerid, võib-olla analüütikud, kõik need inimesed, kes täna teevad justkui neid kõrvalisi rolle, kellel on juba süsteemi mõtlemine, kes näevad kogu turgu, näevad klienti, näevad äri. Kui varem mul oli vaja, ma ei tea, sama asja arendamiseks 5 arendajat, siis teoreetiliselt mul on täna vaja 1. See on minu kogemus. Või siis mul on vaja 5 tooteinimest, kes annavad kõik sellele oma ühele arendajale piisavalt hea sisendi. Et mina näen seda, et kui meil juba täna on tootejuhtidest puudus, siis homme meil on veel suurem puudus, sest et muidu meil lihtsalt ei ole nendele arendustiimidele anda head sisendit. Nad arendavad midagi, aga sellest ei tule ärilist kasu, sellepärast et see ei põhine mitte millelgi, see ei põhine kliendi uuringutel, see ei põhine turul. Et ma arvan, et tootejuhtidele, kui üldse kellelgi on tulevik üsna helge. Küsiks veel lõpetuseks siia juurde, et usume siin EPSis, et nagu öeldakse, liides ja riides, et kui sa tahad hea liider olla, et siis peab palju lugema, peab kuulama, peab osalema tarkades vestlustes, et mitte ainult ette näha, vaid ka nurga taha. Usun, et see tootejuhtimise MBA on ka täpselt nii üles ehitud, et me näeksime suurt pilti, aga küsin teie käest siia meie tänase vestluse lõpetuseks mõni hea lugemis- või kuulamis soovitus. Marko. Digitaalse tootejuhtimise vallas on välja kujunenud teatud seltskond gurusid, kes on tegelikult selles valdkonnas nagu päris tuntud, et siin on üks tegija, keda nimetatakse Lenniks ja kelle perekonnanimi Lenni Ratšinski oli vist tema nimi, Lennis podcast, et kes on selles valdkonnas üks nagu tuntumaid tegijaid ja keda on tegelikult päris hea kuulata, sellepärast et ta tihtipeale kirjeldab mingisuguseid teemasid, mis on tootejuhtimise just nimelt täna toimumas ja sellised nagu vinged ettevõtted, et kuidas nad tootejuhtimist kuidagi ümber muudavad. Et see on päris selline hea nagu lähtepunkt, et kust võiks pihta hakata ja äkki sealt leiab mõningaid ideid. Aitäh soovitamast. Merle-Liisu, sinu soovitus? No, mina olen täna korduvalt öelnud sõna mõtteviis ja seetõttu soovitaks mina ikkagi, et muutused saavad alguse iseendast. Ühelt poolt soovitan lugeda Carol Dwecki mõtteviisist raamatut. See ei ole väga palju loetud raamat, et ikka jälle kohtan inimesi, kes ei ole toda lugenud. Ja teine raamat jään autori võlga on Tiny Habits. Et muudatused ei juhtu nii, et sauhten 180 kraadise pöörde,
aga see käib niimoodi üks muutus korraga, üks. sa mõtled seda Atomic Habits või? Ei, teine raamat, jah? On üks teine raamat Atomic Habits on ka, see on ka väga tore lugemine. Igal juhul, nii et aga Tiny Habits on natuke nagu siuke, tuleb rohkem nagu inimese tasandile ja Fogg, BJ Fogg on tolle kirjutanud. Aitäh soovitamast. Anna-Liisa, sinu soovitus? No ma siis ütlen selle obvious nii-öelda kandidaadid ära ja siis ütlen, mida ma veel lisaks soovitan, et Marty Kagan on üks suurimaid nimesid ilmselt tootejuhtimises kui sellises või toote operatsioonilises mudelis, ehk siis, et tema inspired tootejuhtidele, et milline on tootejuhtimine kui selline ja empowered tootejuhtide juhtimisest ja mismoodi selliseid organisatsioone juhitakse. Ja kolmas võib-olla, mis ma nagu tooks siia juurde, mida ma täna just kellelegi soovitasin, on Patty McCordy Powerful, mis on Netflixi nii-öelda muutuste ajast või et kui nad siis streaming service'iks said ja millised majasisesed muutused pidid toimuma selleks, et ma arvan, et kui sa töötad sellises ettevõttes, mis tahab saada tootejuhtimise keskseks, et siis just sellised muutused peaksid selles ettevõttes toimuma, et saab olema täpselt sama exciting ja täpselt sama raske vahetevahel. Et aitäh kõigile tulemast täna stuudiosse. Stuudios oli Marko Rillo, Anna-Liisa Reinson ja Meri-Liisu Lindmaa ning me rääkisime täna EBS-i uuest õppekavast digitoote juhtimise MBA. Aitäh kuulamast!